Tere õhtust! Täna hommikul lapsed ärkasid ülesse ja panid ennast valmis, et kooli minna. Ja üsna selline tavapärane rütm oli, kui äkki keskmine laps ütleb, et tema tahab hommikusöögiks pannkooke. Et tema mitte midagi muud ei taha, tema midagi muud ei söö, tema tahab pannkooke. Ja kui 10+ aastat või isegi mõned aastad, ma ei ütleks 10+ aastat tagasi, vaid ütleks mõned aastad tagasi, oleks keegi minu käest küsinud, äkki nüüd ja kohe ja praegu, Annika, ma tahan pannkooke. Mul oleks tekkinud tohutu ärevus. Pärast, et ma ei osanud mingil hetkel peaaegu üldse pannkooke teha. Ma olin üks neist õnnelikest lastest, kes pärast põhikooli lõpetamist kolis oma vanaema juurde ja elas 10 aastat vanaema juures. Ja vanaema tegi kogu aeg süüa ja väga häid pannkooke. Ja mul ei olnud kunagi päriselt vajadust ise õppida, kuidas pannkooke tehakse. Ja täna ma siis olin seal hommikul sellises olukorras, kus minu keskmine laps ootab, et emme, ma tahan pannkooke. Ja asi oli ka juba selles ju, et neid pannkooke on vaja nüüd ja kohe, muidu ta jääb kooli hiljaks. Ja kunagi ma tõesti ei teadnud, kuidas pannkooke teha. Ja mõni aeg tagasi ma lihtsalt päriselt pidingi minema veebi ja sisse panema pannkookide retsept. Ja mulle tuli retsept, kuidas pannkooke teha. Milliseid koostisosasid panna, mis vahekorras ja ma lihtsalt mäletan, et esimestel kordadel mul võis olla see väga hea retsept. Aga sealt välja tulid ikkagi mingisugused plönnid. No ma ei tea, kas on võimalik pannkooke ära rikkuda, aga midagi läks seal ikkagi vussi. Esimene kord oli kõik super messi ja asjad ei toiminud. See tähendas seda, et ma pidin mõni järgmine kord selle retsepti uuesti ette võtma. Ja uue võimaluse andma nendele pannkookidele ja sellele pannkoogi retseptile. Ja juba ma oskasin aimata, et tead, retsept ütleb, et pane nii palju suhkurt, aga tegelikult ma peaksin võib-olla natuke rohkem panema, et tuleksid magusamad pannkoogid. Ja ma hakkasin pannkooke tihedamini ja rohkem tegema. Ja see viis kõik lihtsalt selleni, et ma muutusin paremaks. Ma panin sisse piisavalt palju kordusi, et muutuda pannkookide tegemisel paremaks. Ja täna hommikul, kui minu keskmine laps küsis minu käest neid pannkooke, siis ma vaatasin kella, meil on siin 15-20 minutit aega, kus need pannkoogid peavad valmis saama ja ta peab need söödmud ka saama. Ja polnud probleemi. Tegin need pannkoogid valmis. Ja mis ma selle looga tahtsin sulle rääkida, on see, et kui sa mingeid asju alustad, mis on sinu jaoks justkui uued, tundmatud ja sul puudub praktika ja kogemus, siis on väga okei, kui need ongi alguses väga messid. Suur segadus, maitsed on paigast ära. Sa lihtsalt pead panema piisavalt palju kordusi sisse. Mõtle näiteks sellele, kui sa ka esimest korda autoga sõitma hakkasid. Siis see hetk, kus sa seal autokoolis käisid, neid kohustuslikke sõidutunde tegid, sa pidid väga täpselt, või sõidueksamile minnes, sa pidid väga täpselt mäletama, mis järjekorras, mida sa tegid. Kas sa vaatasid peegleid, kui sa autosse istud, turvavöö käib peale, sa pidid isegi mõtlema selle peale,
et kuidas ja mismoodi ma seda turvavööd peale panen. Aga ma arvan, oma tänasesse elusse jõudes sa oled seda turvavööd pannud nii palju kordi peale, et sa absoluutselt ei mõtle isegi selle liigutuse peale siitpoolt siiapoole. Oleneb, kus pool sa istud, eks ju. Ja see tähendabki seda, et kui sa ükskord lõpuks tead midagi, siis sa ei pea ka selle peale mõtlema. Aga selleks, et sinna jõuda, peab olema see valmisolek panna sisse kordusi. Mina ei tee väga tihti avalikke veebiseminare, koolitusi, töötubasid. Ja täna toimus visioonitahvli loomise siis töötuba. Ja kui ma salvestusi vaatasin, siis ma mõtlesin, et issand jumal, kui palju tehnilisi asju võis sassi minna. Aga õnneks mul oli mitu salvestust. Ja üks salvestus oli enam-vähem okei, kus mingisugused tehnilised viparused ole. Ma ei ole kindel, kas Zoomis inimesed üldse nägidki mind. Võib-olla oligi kogu aeg oli see galerii vaade, kus nad mind suurelt üldse ei näinud. Ma pean seda osalejatelt küsima, aga selline tunne oli. Õnneks salvestas see mind teine programm, millega ma salvestas ka ilusasti. Aga ma olen täiesti sellega, et kui see tuligi esimesel korral nagu väga messi, väga palju mingit segadust, puterdamist, võib-olla kasutasin palju ka selliseid paberilehti, kust ma lugesin ja vaatasin ja mõtteid ja rääkisin mingil teemal täiesti esimest korda. Aga mul oli väga konkreetne eesmärk, sest ma usun sellesse, et kui minu jagatud teadmised suudavad inspireerida ja motiveerida ja anda mingisuguse ägeda tõuke vähemalt ühele inimesele, siis oli see töötuba igal juhul äge. Ja kui sa nüüd mõtled, et mis töötuba see oli, siis tõesti, see oli visioonitahvli loomise töötuba, mis juba toimus ära. Kuid kui sa täna alles ärkad ja oled selle video lõpuni kuulanud ja tunned, et sa tahaksid ka sellest töötoast kordust, siis jäta siia video alla kommentaar kordus. Ja ma saadan sulle selle töötoa salvestuse lingi. Ja jäta meelde, esimesed korrad ongi messi. Embrace the suck. See on okei. Ole valmis kordusi aina juurde panema. Tšau!